Hei, mina olen Taavi Alpuu ja see on Digiturunduse mõttekoda. Tänases osas räägime tarbimisharjumuste muutumistest digikanalites ja kuigi esmapilgul võib tunduda, et kuidas need tarbimisharjumused muutunud. Nad lõppkokkuvõttes ikka inimesed kasutavad Google'it, nad käivad Facebookis, nad kasutavad Instagrami, siis tegelikult on ikkagi sellised väiksed nüansid. That's pretty average. I don't know what that's normal size. Muutumus, mis annavad meile kerge sellise head starti trendide arvestamisel ja täna tahakski keskenduda sellisele 3 põhilisele trendile või harjumusmuutumisele, millele ma siis B2B sektoris kõige enam sellist suuremat muutust näen. Esimene trend on social selling, mida te ilmselt olete kuulnud väga palju ka LinkedInis. LinkedInis on tegelikult social selling index olemas, mida on siis võimalik vaadata ja näha, et kuidas sa siis oma social sellingut teinud oled. Ta on selline kaheldava väärtusega. Samas jällegi ta annab hea indikatsiooni, et mis tegevused aitavad sul social sellingut paremini teha ja mis mitte. Et kui sa ei ole sellesse väga süübinud, siis ta annab sellise hea esialgse juhise, millest siis juhinduda social sellingu tegemisel. Nüüd minnes selle termini juurde, siis otsetõlkes oleks see justkui sotsiaalmeediakanalites müümine. Tegelikult see päris nii ei ole. What? Bro, what are you talking about, man? Ta on kombinatsioon siis müügist ja turundusest. Esialgselt LinkedInis kas või social selling paigutati pigem müümise cold callingu alla. Cold calling viidi üle siis sotsiaalmeediakanalisse nimega LinkedIn. Tänu sellele siis hakati inimestele vestluschatidesse kirjutama ja pakkuma siis oma teenuseid ja tooteid ja nii edasi. Lõppkokkuvõttes täna on see kulmineerunud sellega, et inimesed lihtsalt ignoreerivad neid inimesi, kes sellist asja teevad. Ja sisse ongi toodud see social osa sellest social sellingu terminist. Ehk siis sotsiaalmeedia kui selline on ju kanal või koht, kus inimesed omavahel sotsialiseeruvad, kus nad omavahel suhtlevad, kus nad räägivad, vahetavad mõtteid, annavad üksteisele sellist lisaväärtust, ei tegele otseselt müümisega, siis nüüd ongi see social sellingu shift toimunud just selle sotsiaalse aspekti suunas. Ja kui varasemalt tegelesid sellega müügi inimesed, siis täna on ikkagi rohkem juhtivtöötajaid sellega tegelema asunud. Ja põhjus on lihtne. Social selling täna võimaldab ettevõtetel oma sõnumit kommunikeerida väga personaalsel viisil massidele. Ehk siis juhtivtöötajate kontaktivõrgustik saab siis selle juhtivtöötaja käest selliseid igapäevaseid või iganädalaseid, igakuiseid sõnumeid, mida ta muul viisil võib-olla ei tarbiks. Muul viisil ma mõtlen seda, et näiteks bränd ise oma ettevõtte lehe alt postitab, see ei jõua võib-olla selle inimese newsfeedi, võib-olla teda üldse ei huvita see, küll aga teda huvitab näiteks Taavi Alpuu ja siis ta vaatab sealt LinkedInist, mida Taavi kirjutab ja siis tal tekib ka seos Moliveriga. Et see on see koht, kus social selling täna on üha rohkem mängu tulnud turunduslikult ja põhjus on ka lihtne, inimestel meeldib suhelda inimestega, inimestel meeldib infot tarbida siis teiste inimeste kaudu, mitte just ilmtingimata brändide kaudu ja LinkedInis tegelikult see on hea selline indikaator, et seal see info liigub niimoodi, enamus uudisvoost on üles ehitatud inimeste postitustele, mitte ettevõtte lehtede postitustele. Seetõttu nähakse ka selles suuremat potentsiaali just B2B sektoris. Ja kui mõelda sellele, et mis see süsteem social sellingu taga on, siis tegelikult on seal 6 alapunkti. Esimene neist on see, et olema sotsiaalmeedia tegevustes aktiivne, säilita autentsus, ehk siis ära proovi olla keegi teine, ära proovi olla keegi teine, kes sa tegelikult ei ole. Teine punkt on see, et räägi probleemist, mida sinu ettevõtte lahendada aitab ning näita, kuidas sa seda lahendad. Näiteks siis tõestusmaterjali too sellest, kuidas sa seda probleemi lahendad. Olgu siis need mingid case study'd, testimonialid, mingi statistika, podcastid, midagi sellist. Kolmas, vürtsita oma siis sisuloomet personaalsete lugude ja näidetega, et sa ei mõjuks agressiivse müügi inimese. Ehk siis hea näide sellest on see, et minu isiklik kogemus tegelikult kirjutasin siin mõni nädal tagasi LinkedIni postituse sellest, kuidas RuneScape aitas mul digiturunduseni jõuda. Paljud inimesed minu võrgustikus siis samastusid selle teemaga, nad leidsid, et tõesti mul oli täpselt samamoodi või et mul oli sarnane lugu ja tänu sellele siis ma sain nende inimestega rohkem samastuda, emotsionaalsel tasandil paremat suhted luua ja tänu sellele siis me oleme nüüd ka mõne inimesega sealt nagu seda diskussiooni edasi viinud, et sellist
sisuloomet personaalsete lugudega täiendades ja näidetega välja tuues tegelikult sa mõjud oluliselt autentsemana ja suudad siis emotsionaalsel tasandil tihedamaid suhteid luua. 4. ajapikku jääd sa inimestele meelde, ehk siis kui sa ajapikku seda social selling ut teed, siis tegelikult sa jääd inimestele meelde, sest et teised võib-olla teevad seda lühiajaliselt, nad teevad seda kuu aega, nad ei näe tulemust ja nad quitivad, nad lõpetavad ära selle tegevuse. Kui sina aga 2-3 aastat, 4 aastat seda kõike järjepidevalt teed, oled pidevalt inimestel silmis, siis tegelikult tekitad sa väga kõrge teadlikkuse oma ICP seas tänu sellele ja tänu sellele siis ka tegelikult inimene jõuab ka sinuni siis aktiivse vajaduse tekkimisel. Ja 5. punkt, milleni me kohati juba ka jõudsime, on see, et kui inimestel tekibki see aktiivne vajadus, siis oled sina alati neil top of mind. Ehk siis sa oled selle positsiooni haaranud, sa oled neil kogu aeg meeles, et kui mul on näiteks digiturundusstrateegiat vaja, siis ma tulen Taavi juurde ja ma küsin tema käest. Nüüd see kõrge teadlikkus tegelikult tuleb ka selle usalduse pealt, mis sa selle oma jälgijaga lood. Ehk see usaldus tekibki läbi selle pideva postitamise, kliendi harimise, oma isiklike kogemuste väljatoomise ja kõige selle poole peal. Ja kui tal reaalne vajadus tekib, kelle poole ta pöördub? Guess what? Eks ikka sinu poole, sest lõppkokkuvõttes sina oled tal meeles, sina oled talle väärtust andnud, ta ei lähe Google'i otsingusse kellegi võhivõõra juurde ja küsi tema käest, et kuule, äkki sa saad mind digiturundusega aidata. 6. punkt siis sotsiaalse kohaloleku ja kommuunile väärtuse pakkumise tulemusel toimubki müük, hence social selling. Ehk siis kogu see eelnev tegevus selle ümber, selle müügi ümber, see toetab seda müüki, see lõpuks viib müügini, küll aga see müük ei ole agressiivne, see ei ole see, et ma panen nüüd endale eesmärgi, et täna on 24. september ja ma tahan 27. septembriks uue kliendi leida. See ei ole see. See klient tuleb pika aja peale, sa tihtipeale ei tea, millal ta tuleb. Ta võib tulla nädala pärast, ta võib tulla 3 kuu pärast, aga ta võib ka tulla 72 kuu pärast. Et sa ei tea kunagi, millal see klient tuleb. Ja seetõttu see järjepidevuse pikk strateegia ongi oluline. Key to success siinkohal ongi see, et sa ei müü, ära ole agressiivne, sa oled sotsiaalne, sa tood esile, millega sa tegeled ja miks sa seda teed, sa pakud väärtust, aga sa ei müü. Me too. Ja see on ka see koht, kus tegelikult see trend on liikumas, ehk inimestele meeldibki selline ostmine just läbi sellise ekspertarvamuse või ekspertiisi, mitte just selliste ühekordsete turunduskampaaniate, mis Facebook Ads'il on näiteks esile kerkivad. Nüüd teine tarbimisharjumustele keskenduv teema digikanalites on otsinguharjumuste muutumine, ehk otsing B2B sektoris ei ole sarnane sellele, mis ta oli varasemalt. Ehk kui sa mõtled sellele, kuidas sina täna B2B sektoris otsimootoris probleemile lahendust otsid, siis selles mõttes on ju kõik sama, et sa lähed Google'isse, aga see, mida sa sinna sisse kirjutad, on hoopis erinev. Lisaks on tekkinud erinevaid lisakanaleid sellele, kust informatsiooni otsida, et näiteks YouTube'ist, mis on number 2 otsimootor maailmas, Facebook, Reddit, Amazon, Bingi kasutatakse siiamaani ja neid teisi lehti on veel. Täna isegi tegelikult TikTok on väga suur otsimootor, mida kasutatakse. Ja sellega seonduvalt ongi siis muutunud lähenemine B2B sektoris otsingule. Turundajatel tuleb nüüd mõista rohkem kui varem seda, millises kontekstis inimesed parasjagu otsivad. Ehk kui ma toon näite, B2B sektoris Google'i otsingus need tulemused ei ole enam samad, mis nad varasemalt olid. Et kui ma soovin otsida näiteks email marketing platform comparison, siis ma saan sealt täna sellise listi affiliate marketing veebilehelt, mis suunab mind nendele lehtedele, aga reaalselt väärtust ei paku. Ehk mina digiturundajana ei taha seda informatsiooni, ma tahan väga konkreetselt teada, millised on kõige paremad lahendused, mida inimesed reaalselt soovitavad ja milliseid võimekusi see platvorm pakub. Ja kui ma kirjutan selle
email marketing platform comparison taha siis lisaks Reddit, siis ma saan inimeste reaalsed kogemused, digiturundajate reaalsed kogemused, nende arusaamad, miks nad seda kasutavad, millistel tingimustel nad seda kasutavad ja see annab mulle parema arusaama ja annab mulle researchi mõistes nagu parema lähtepunkti selle otsuse vastuvõtmisele. Honey, this solves your big ass problem. Totally solves my big ass problem. Dad, look at that big ass truck. Et see on see koht, kus B2B sektoris ma näen, et üha rohkem selliseid push-itud SEO tulemusi hakatakse vältima, kasutatakse selliseid lisatermineid, mida lisatakse otsisõnadena sisse. Ja see on see koht, kus võib-olla sinul kui ettevõtjal või turundajal on mõistlik siis oma ICP seast tekitada selline top of mind positsioon. Ja selle alusel inimene ei otsi lihtsalt digiturundusstrateegia, ta otsib Moliveri digiturundusstrateegia. Ja see kaudu leiab üles. Ja seda mõtet täiendab meie LinkedIni lehe selline üldine aktiivsus. Me oleme seal top of mind oma klientide seas jõudnud. Ja kui me võrdleme LinkedIni lehe külastatavust näiteks Google otsi tulemustega, siis see vahe on 2-kordne. Ehk LinkedIni lehte külastatakse 2 korda tihedamalt kui Google'i lehte. See on see põhjus, miks inimesed meie poole nagu rohkem jõuavad, et me oleme selle top of mind tekitanud ja kui nüüd täna on vajadus, et eelarvestamine tuleb ja on vaja digiturundusstrateegiat luua, siis tullakse lõppkokkuvõttes ikkagi meie juurde ja küsitakse meie käest seda teenust. See on teine punkt siis B2B sektoris harjumuste muutumisest. Kolmas suundumus digikanalites on see, et tarbijad eeldavad brändidelt sellist kogemust ja emotsioone. Nad eeldavad, et bränd peegeldab selle kommuuni või siis jälgijate selliseid tõekspidamisi. Ja see on see koht, kus sooviks tsiteerida seda inimest, aga mul kahjuks ei tule meelde, mis selle inimese nimi oli, kes seda ütles. Aga see ütlus käis nii, et turundus digikanalites on täna hübriid meelelahutusest ja müümisest. Kui sa teed ühte liiga palju või liiga vähe, siis kannatavad ka tulemused. Ehk siis tuleb leida hea tasakaal selle meelelahutuse ja müümise vahel. Ja nii palju kui on inimesi, nii palju on ka eriarvamusi meelelahutuse osas. See meelelahutus ei pea olema täielik klounaad, ehk siis sa teed endast mingisuguse, et sa teed ennast klouniks, vaid sa pead leidma oma ICP-le selle sobiva variandi, kuidas siis meelelahutust pakkuda. Olgu ta siis näiteks podcasti formaadis, nagu me siin teeme, on ta siis näiteks lühivideo formaadis, on ta näiteks mõnus blogipostitust, mida lugeda, on ta väga tehniline blogipostitus, mida lugeda, mõnele meeldib ka see, mõne jaoks on ka see meelelahutus. Ehk siis pead leidma oma ICP jaoks sellise sobiva suuna siis meelelahutuse pakkumiseks. Ja näiteks võib olla ka mõni selline põnev quiz või puzzle, ütleme, kui sa soovid ka arendajateni jõuda, siis sa ei tee neile lihtsalt Facebookis postitust, mida nad niikuinii ei näe, sest nad ei kasuta seda Facebooki, pigem on nad Redditis või kuskil mujal, aga sa lood näiteks sellise kampaania, kus ongi, sul on quiz, sa täidad selle ära, mis viib sind järgmise küsimuseni ja lõpuks näiteks ongi vaja veebilehe source code'ist leida üles kandideerimisavaldus ja tänu sellele sa valideerid ära juba selle inimese, kes sinuga koos selles tiimis olla võiks ja samas sa annad sellise viraalse efekti sellele kampaaniale. Et ala selliseid asju ma näen, et üha rohkem luuakse ja samas ka inimestele meeldivad sellised teemad. Nendest räägitakse pärast ka õhtusöögilaua taga. Kui sa lihtsalt ühe postituse välja paned, siis sellest ei pruugita rääkida õhtusöögilaua taga, aga õhtusöögilaua taga räägitakse nendest kogemustest ja emotsioonidest, mida siis bränd neile pakkunud on. Ehk meelelahutus ei pea tulema selliste julgete Kmarti reklaamide kaudu, millega siis teatud sihtrühmast distantseerutakse. Ship my pants? Right here? Ship my pants, you're kidding. You can ship your pants right here. You hear that? I can ship my pants for free. Wow, I just may ship my pants. Yeah, ship your pants. Billy, you can ship your pants too. I can't wait to ship my pants, Dad. Pigem on siis vaja oma ICP tunda ja vastavalt sellele siis talle ka seda reklaami luua. Kas see on selline uus trend, kas turundus peaks sellele rohkem rõhuma? Raamas ütle! Jah, peaks. Meelelahutusel on üha suurem roll mängida ja see ei ole selline minupoolne trendisoovitus, vaid see on reaalselt iga päev. See on see, milles me igaüks elame. Ilmselt kaasa arvatud ka sina. Tõestuseks paar fakti, miks meelelahutuse osakaal on kasvanud ja miks ta jätkab kasvamist ja miks brändid peaksid sellega tegelema, on see, et
lühivideod. Sometimes my genius is, it's almost frightening. Lühivideod on üha rohkem meie igapäevast feedi haaranud. Esialgu TikTok, siis tuli Instagram Reels ja nüüd YouTube Shorts. Ja YouTube siin maikuus andis just keynote'i ja seal toodi välja see, et 2021 versus 2022 mai on YouTube Shortside vaadatavus kasvanud 34%. Ja päevas vaadatakse üllatuslikult üle 30 miljardi YouTube Shortsi. Inimeste tähelepanu on liikunud nendesse lühivideotesse. TikTok, lähed, võtad lahti, sa jääd sinna mõneks tunniks. Võtad YouTube Shortsi lahti, sa jääd sinna jällegi pikemaks ajaks. Võtad Instagram Reelsi lahti, sa jääd sinna pikemaks ajaks. See on uus reaalsus ja see meelelahutus tulebki, on nii-öelda paketeeritud selle 10-15 sekundi sisse. Ja kui sa seda täna ei tee, siis suure tõenäosusega keegi, kes seda teeb, võtab sinu osa sealt üle. Paljude ettevõtete jaoks on see küll võimalus, aga teiste jaoks jällegi ei ole see võimalus. Et kui teie tiimis ei ole inimest, kes selle eest vastutaks ja seda hästi teeks, kes suudaks nii-öelda samastuda selle ICP-ga ja suudaks seal seda sisu luua selles formaadis, siis 2 punkti, kas siis tuleks leida uusi võimalusi konkurentidest eristumiseks või teiseks leida inimesed, kes aitaksid teil seda lühivideot luua ja seal seda meelelahutust luua. Kokkuvõtteks, maailm on videos muutumises, nagu ka meie ise. Siin need 3 sellist näidet trendidest või harjumustest, mida inimesed digikanalites siis teostavad, näitavad seda päris selgelt või ilmestavad seda päris selgelt. Ja ilmselt ma julgen arvata, et kas siis vähemal või suuremal määral tundsid sa nendest trendidest ka iseenda ära. Ja kui see nii on, siis mõtle natuke enda igapäevasele tegevusele. Võta korra 2 sammu tagasi ja proovi paika panna see list nendest harjumustest, mis sa näed, et viimase 6 kuu jooksul sinu tegevuses muutunud on. Nüüd võta see list ette, mine oma klientide juurde, räägi nendega, kuidas nemad tarbivad seda sisu siis sotsiaalmeedias, millist sisu nad tarbivad, kuidas nad näiteks otsingut kasutavad, milliste terminitega nad teie valdkonna kohta otsivad ja nii edasi ja edasi. Ja sealt sa saad päris huvitavaid selliseid golden nuggetid, mida sa saad kasutada siis oma digiturundusstrateegia ülesehitamisel ka. Mina olen Taavi Altpuu ja see oli järjekordne digiturunduse mõttekoja podcast. Like cherry on top.